mine tähtsa fentanüli mees, näe, karu on taga, fentanül jookseb, eks ole, praegult ma teen nüüd seda, mida siis Piip ühes videos tegi, et ta pani sellele viljapõllule, paneme seda fentanüli, et järgmiseks saagiks järgmine aasta siis Sottonil oleks ikka seda mineraali ja vitamiini, et kasvada. Mis seal fentanüli, mäletan, Piip ütles, mis seal sees oli, mingit kaaliumit ja magneesiumit ja igast head möksi on seal sees. Mina siin vaatan, ma tean, et mõned sellised farmerid ka justkui vaatavad neid videosi, siis ma panen 300 kilogrammi hektari peale. Ma peaks vaatama, mis seal selle sees on. Piip tegelikult ütles, millest see koosneb, aga mul ei ole see täpselt selle väetise nimetus, seega ma ei oska sulle täpselt praegult öelda, et mida ma pressin siin. Et muidu kui me näiteks need kotonipõllud, mida me praegu teeme, sinna me paneme ainult lämmastikku. Aga enne seda, kui koton nii-öelda nagu see, kui enne kui seeme maa pannakse, siis pannakse seda ja see on, seal on igast mingi kaaliumit ja fosforit ja igast siukest värki oli. Ma mäletan, Piip ütles ühes videos kõik, mis seal sees on. Ehk siis hea möks. See töö on nagu põnev, et siin ma teen mingi 4-5 korda käin edasi tagasi, siis mul on seal see fentanüli hunnik on seal. Loaderiga panen siia kõru peale, siis tulen jälle, et ongi see, et ei ole ainult seda traktoris istumist, et siin on selles, et see töö on nagu mõnusam, et saab vahepeal nagu liigutada ka ennast. Muidugi see on jah see, et ma ütlesin ka peremehele, et kuule, too kaitsmeid mulle, sest külmkap ei tööta, raadio ei tööta, või noh see walkie-talkie, no see on hea, et walkie-talkie ei tööta, siis ma ei kuule, kuidas mõned teised mulisevad, aga iste ei saa liigutada. Et ma ütlesin peremehele, et aita küll, too mulle kaitsmed, ta pidi mulle tooma kaitsmed täna. Ja selles suhtes on jama, vaata, siin on ainult üks ekraan, ma pean kogu aeg vahetama seda ekraani, et näha, kus mul see järgmine joon on, eks ole, ja miks siin muidu meil on enamus traktoritel on nii-öelda 2 ekraani, miks siin 2 ekraani ei ole, sellepärast, et see traktor osteti siis, kui Korova oli ja siis ei olnud neid traktoreid vist tõenäoliselt nagu nii palju nagu saadaval. Et muidu meil vaata, siin on ka üks ekraan, no siin on kaamera praegu, aga muidu on tegelikult siin üks ekraan ja siin teine ekraan, et siin peab lihtsalt nagu nupuga vahetama seda ekraani, no saab hakkama, aga mugavam oleks, kui oleks seal, siis me peaks näppima nii palju, eks ole, see põka osteti siis, kui oli Korova ja siis oligi see, et need kõik need tehased olid, ma ei tea, kas nad otseselt kinni olid, aga võib-olla isegi olid kinni, et siis ei toodetud enam neid põkasi. Eelmises videos näitasin sulle, et me panime seda kipsplaati sinna põllu peale, aga selle kipsplaadiga ongi see, et see tuult ei tohi nagu üldse olla, sest sellega on nagu, ma saan aru, pigem savi, sest siin seda tolmu, sa näed, et ma pärast näitan, milline see on, et on lihtsalt nagu need kraanulid, et sellega, kui väikene tuul on, siis ei ole üldse hullu, ma arvan. Tänase video teema muidugi on see, et nüüd ongi see, et no põhimõtteliselt mingi 4 päeva pärast saab mul aasta Austraalias. Nagu väga kiiresti on see aeg läinud. Nagu väga kiiresti. Ja ma mõtlesin, et siis ma nüüd pole Instagramis seda storyt veel leinud, aga ma Instagramis küsin inimeste käest, kas on mingid küsimusi. Võib-olla korralt isegi hakkan praegu siin matrama, eks ole, ja siis ei küsitagi midagi. Et mõtlesin, et ma teen siukse video, kus
kus sina saad küsida mu käest, kui sa mind muidugi Instagramis praegult jälgid, et kui sa ei jälgi, siis sa ei saa mu käest küsida seda, et kui on mingi küsimus, et ma olen aasta siin olnud, et mis küsimused sul võiksid olla mulle, siis ma selles videos vastan sulle. No praegu Eestis magavad kõik. Ma mingi 2 tunni pärast teen selle story ja siis hakkan seletama, hakkan sulle rääkima neid küsimusi ja vastama küsimustele. Karu on siis siukene. Äsa tuleb lendi pealt, ja päritseb laiali. See vur käib. Praegu ma sai käru täitsa tühjaks vist. Näitas, et mingi 20 kilo oli peal või? No see küll mingi 20 kilo ei ole. Ja pumbluude. Ai kurat, mul läks see meelest ära, et ma pean manuaalse arvutuse ka tegema. Alustasin, siis oli 10,850, praegult on 10. Eelmine rann oli mul siis 309 kilogrammi hektari peale. Jagatud palju hektarid oli praegu 34,77. 311 kilogrammi hektari peale. Selline see on. Selline ongi see, et igast asja, ma arvan, et siin võib mingit soola või mingeid asju ka siin. See punane tundub, et on nagu mingi meresool või mingi asi, ma ei tea ka. Igatahes see on mingi hea möks. Aga kurdi see rekka vend on pannud mulle nagu nii äärde siia. Mul siin seda asja ei saa väga hästi kätte, aga noh. No, siit läks natukene üle ääre, kuidas teiselt poolt läks. Ei hullu midagi. Kas ta paneb selle käru kuskil maha või ta tagurdab niimoodi, et... Aga huvitav, kuradi rekkast nii vähe tuleb. Aga no, et selle vilja juured nagu ei ole üldse sügaval ju. Mis ta on siis? Mingi 15 senti või? Käru võttis tagant ära, siis tuleb teisega. Nii osa vist ei ole see, või ei saagi äkki sellega. Aga vist ei saa äkki. Aga kuidagi ikka saab vist. Noh, järgmine põld. Joonas läks selle kabjaga sinna peale. No ta teeb sama, eelmine või üle-eelmine video vist oli, kus ma tegin seda. Mitte selle traktoriga ja mitte selle kabjaga, aga no põhimõtteliselt sama asi. Et tema paneb selle siis nii-öelda mulla alla ja teeb selle, lõhub selle vilja ära, eks ole, ja teeb selle veits siledamaks ka ja randaaliga. Kuridi näppisin ühte melonit, siis tuli lahti, mõtlesin, no siis proovime. What? Nii valmis? Jõhker ju. See on valmis. Sinu põllud. See on kuradi, jah. Vaata, poes saad siukest sitta, vaata. Aga see on sul see tavaline melon, vaata. No vahet ei ole ju. Sama, aga siis on ju ikka ime. Ma ei tea. Proovime, kuidas maitsib ka. Ma kuradi mõtlesin, ma liigutan teda veid, siis tuli, nagu sips tuli lahti, nagu eks ta on väga küpse, siis peaks olema. Sitaks hea, jah. Nii haige, see on ise kasvatatud. Väga normaalne. Alu. Kus põllul oled? 44 vist on korda aina. Sa oled Ventanili panema, Sandra läheb selle teise peale või? Jah. Davai, kui oli selge siis. Aga mis siis, jah? No muud ei olegi.
on kõik või? Jaa, praegu on kõik hea. Mis sul mingi kuradi plaani pead või? Natukene hea. Kuule, okei hea. Okei, davai. Tšau. Pentanüli mees! Sa oled nii kuradi keskendunud tööle või? Vaata seda või? Šubljad! Kuule, täna käib. Mul on pidu täna tõusel või? Sul tuleb nii välja, jah? On meie oma või? Noh, muidugi noh! Ma räägin, noh. Ma just, see oli see sama vaata, mis põlenud oli. Tuleb nagu päris välja. Ei no, kuradi, maitseb ka nagu päris, jah. Normaalne. See oli see vaata, mis põlenud oli. Ma arvan, et seal on mingi 4-5 tükki veel valmis. Need on natuke väiksemad, aga... Ongi õigni või? Pentanüliga läheb see põllutavad väga kiiresti. Me oleme teises farmi otsas, aga praegu tuleb rekka. Uus rekka tuleb. Tuleb siia, toob seda pentanüli juurde meile. Sest meile siis on seal need suured põllud, kus me ennem olime. Siis on need tehtud, et sinna on ühte rekkat veel vaja. Rekka praegu ootab mind. Ma olen sinna, juhatan talle teed. Kui rekka siin läheb vale tee peale, mõtlen, kas siin ikka on neid valesid teid ja siis kui ta läheb sinna, siis on päris jama. Kui tema nagu väga ümber pöörata ei saa ja temal tagurdada, ma arvan, et on väga-väga keeruline. Tanel tuleb, ära muretse, rekka mees. Tule järgi jää. Nüüd on väga hea küsimustele vastata, sest ongi see, et kui sa näiteks jälgiksid mind Instagramis, siis sa saaksid nendele küsimustele kohe täna, või noh, täna on 4. detsember, kohe praegult juba vastuse, aga sina saad selle vastuse, sa näed seda videot detsembri viimane nädalal, vist on detsembri viimane neljapäev, et noh, ise oled loll, et mind Instagramis ei jälgi, aga praegu vaatasin, et väga palju küsid seda, et ma just tegin selle nii-öelda story, eks ole, juba on 3 küsimust on see, et kas mul koduvigatsust ei ole. Ütlen ausalt, et koduvigatsus on põhimõtteliselt, no tegelikult ei ole, ainuke asi, mida ma nagu Eestist nii-öelda nagu igatsen, on pere ja sõbrad, kes Eestis on. Ainuke asi. Muud ma nagu ei näe, et ma midagi igataks seal, sest nagu, aga vaata, praegu tahaksin kratsima ennast. Ma ise olen see, kes, kui keegi inimene mulle midagi räägib, siis kehakeel tegelikult, noh, sõnad on üks asi, mis välja tuleb, aga kehakeel on see, mis see teine asi, mida räägib. Aga mõtlen, kas mul on midagi veel, mida ma peale nii-öelda inimeste, kes Eestis on, peale nende igatsen. Ei igatse. Ma olen pigem see väga nagu see low maintenance end. Mul ei ole palju asju vaja, ilmselgelt ma tahan. Ja noh, selles suhtes nagu, mul ei ole vaja, aga ma ikkagi tahan neid asju, aga mul ei ole vaja neid asju. Pere ja kõiki sõpru niimoodi igal pool kaasas kanda nagu ei saa, vaata justkui, ma pigem ei saa. Okei. Eesti naised võib olla. See võib olla küll. Miks ma nagu nägu kratsima hakkasin, eks ole. Eesti naised võib olla küll, jah. Võib-olla tõesti. Aga muud nagu ei näe raisk. Äkki see ongi ainult inimesed. Muud asjad, mis see muud asjad saavad olla? Nagu ei ole muud asju, mida sa veel saad igatseda. Mingi toitu ei, omal saab ei. Mis veel Eestis on, mida saab igatseda? Mingi loodus, ei. Mul on endal siuke mentaliteet ja ma olen muidugi mees ka, vaata. Mehed nagu, jah. Mehed pigem ei igatse midagi. Minu enda kogemus. Noh, kohal. Reka tuleb. Siis ongi siin sektsioonis meil on üks põld seal veel teha, et ongi põhimõtteliselt 2 kärutäit on siis üks põld põhimõtteliselt. Või noh, 180
180 hektarit on 2 kärutäit. Seda fentanüüli. Kuule hea küll. Üks käru on maas. Ei tea, kuidas tema teeb. Kas ta teeb ka niimoodi, et võtab selle käru tagant ära või? Sest supervisor ütles, et üks vennas tegi niimoodi, et ta käru ei võtnudki ära, sest ta tagurdas mõttes, et ongi minu loogika ütleks, et kui sa trekkajuht, siis sükest asja võiks osata teha. Kus igatsusest jutt oli enne, siin oli ka üks küsimus, kas Longerot ei igatse. Vaata, see ongi see, et nagu, kui nüüd hakata nagu neid asju nimetama, mida oleks igatseda, siis ikka oleks mingid asjad, mis tahaks ikka vaata. No Longerot, nagu tegelikult Longerot ikka tahaks. Hartvalli mägede jooki, ikka tahaks natuke tiribitskit teha, vaata, et kuigi, aga see ongi see jällegi see asi, et see ei ole nagu tähtis asi justkui, vaata, aga ikkagi tahaks ühe tiribitski, ühe Hartvalli võtaks küll praegu sinise mägede joogi. See oleks päris hea. Eestisse sükse asja pärast läheks kindlasti mitte, eks ole, et Eestis on ikka nagu head asjad, mõned söögid on ka kõvasti paremad kui siin, aga need ei ole nagu siuksed asjad, need ei ole nagu eluks vajalikud asjad, siis ütleme niimoodi. Et kuradi kärbsed, et need ei ole nagu nii väga vaja, aga ilmselgelt tahaks Longerot ka juua. Need siidrid, mis siin on peale õlle, siin on kõik joogid on nagu väga sitad, nagu väga halvad. Valad sixpacki lihtsalt kraanist alla, et nagu nii halb on. Patt on öelda, aga olen teinud. Sest muidu me tavaliselt oleme teinud niimoodi, et nagu see iga põllu taha läheb nii-öelda see kaks koormat, aga see põld on tegelikult, see põld on tehtud, aga kuna see järgmisel põllul see tagaots on nagu liiga jõhkra kalde all, siis tõenäoliselt see rekkal läheb kummuli, kui ta seal hakkab valama seda maha või kallutama maha. Valama vist ei hakka. Et siis me paneme siia, siis me lihtsalt, kui me Philippiga teeme seda tagumist põldu, siis lihtsalt sõidame. Aga sellega muidugi see ka, et kui nüüd pannakse siia maasen ja nüüd ilmapoiss ütleb, et ma hakkan kusema, siis peab mingi katte siia peale panema, aga siin Austraalias liiga palju ei saja, nüüd meil vahepeal on tulnud mingid seenevihma siin ja õiget vihma ka, et ma ei tea, siin on ka vaata see kliimamuutus, vaata. Kliima ikka muutub, Ma ei tea, kuidas ta muutub, aga muutub. Seega peab need lehmad peab ikka kõik ära tapma. Et need situvad siin igal poole ja siis heitgaasid lähevad. Aga see on savi tegelikult, et lennukitega sõidetakse. Aga et lehmad on need põhjustajad. See, et see taivas seal augud on. Kuradi lame maa on ju. Kuidas need taivas üldse nagu siis augud saavad olla? Kupli sees elame ju. Simpsoni filmil on näinud. Mis augud seal on siis? Igatahes järgmine küsimus on see, et kauaks jään ja mis plaan edasi? Kauaks veel jääd ja mis plaan edasi? Ma ei tea. Mingi mõte on peas, aga see asi võib järsku niimoodi sepsti muutuda, eks ole. Ja mis plaan edasi? Nagu küll seda üldse ei tea. Ma olen nagu see, et näiteks vaata, nagu ma seal eelmises farmis oli mul on. Et mulle ei meeldinud seal olla. Nädal aega veel olin. Ja siis oli see, et tšau baka. Sest ma nägin, et ma ei saa seal midagi muuta. Ma ei saanud seda muuta, mis mulle ei meeldinud. Seega oli tšau baka. Ja see ongi see, et nagu kunagi ei tea, mis sulle meeldib või mis sulle ei meeldi. Ja kui ma olen nagu elus seda õppinud, et kui sulle midagi ei meeldi, siis ürita seda muuta. Kui sa ei saa ise seda muuta, sa saad ise alati midagi muuta, aga kui sa seda hetke olukorda nagu ei saa muuta, siis mine sealt olukorrast lihtsalt ära. Mine kuskile teise olukorda. Ma nagu tegelikult ei tea, kauaks ma see jääma. Üks mõte on see, et nüüd kui suve alguses on ja teine mõte on see, et nagu teise aasta viisa lõpus siis on ja kolmas mõte on see, et nagu
teen 3. aasta viisaga ära ja siis ülejärgmise nii-öelda suve alguses. Et need võimalused on, aga mis nagu see päriselt, mis juhtub, seda ma ei tea. Eks seda elu näitab. Sest see siin, see ei ole nagu püsiv asi, vaata. Ma ei jää elu lõpuni siia. Et siis on nagu, ma nagu liiga palju ei mõtle selliste asjade peale, et nagu kaua ma siin olen. Ma kuradi, midagi meeldib, võin homme ka Eesti minna, mul savine. See ongi niimoodi. Et kui mul nagu tunnen, et nüüd on vaja Eesti minna, siis ma lähen Eesti. Ja nii lihtne ongi. Kuradi läheb seda fentanoli nii kaua, et teeme ühe küsimuse veel siis. Küsimus on siukene. Et kas jääksid Austraaliasse elama, kui oleks võimalik või pigem mitte? Ei, Austraaliasse ma elama kohe kindlasti ei jää. Kohe kindlasti ei jää. Selles... Šubuled. Aha. Tühi. Et selles suhtes, kui ükskõik see asi siin ilmas on, kui sa midagi väga tahad, siis sa saad seda. Mina olen seda nagu väga hästi enda elus nagu näinud. Kui ma midagi väga-väga olen tahtnud, siis ma olen alati selle saanud. Seega, kui ma väga-väga tahaks siia elama jääda, siis ma leiaks mingi võimaluse, kuidas siia elama jääda. Aga ma ei taha siia elama jääda. Ma ei kuradi Eesti poisse. Ma on kuradi liiga palavan. Jälle hädarraisk. Ja no mis asja, kurad. Vaheta Eestis ma töösärki. No 2 päeva oli ikka ja vaata, võib-olla suvel ei olnud. Aga täpselt, vaata, suvel ei olnud. Suvel ikka vahetad iga päev töösärki või üldse särki. Aga kuradi talvel ikka panid ühe särgiga 2 päeva ikka ja 3 võib-olla päris ei pand, aga siis peab iga päev vahetama särki. Nagu vahet ei ole, mis kogu aeg, kogu aeg higistada. No okei, no see talvel oli veits külm, aga nagu ja siin on kuradi 89% ajast on nagu nii palav. Siis pead kogu aeg särki vahetama. Vaat sellepärast ei tulegi Eesti. Ei jää siia, vabandust. Ei jää siia. Särki peab liiga palju vahetama. No nii, koorem on maas. Ta läheb käru taha. Siis ma juhatan poisi jälle välja. Üks küsimus oli veel, et kas ma teeksin seda sama tööd Eestis. Ja ma ütlen sulle seda, et ma ei teeks seda sama tööd Eestis. No, ütleme sellises mahus. Et ma olen seda kuradi Grandpa's Farman ja seal olen tatina veits teinud tööd ja kõik seda, aga muidugi ma olin väga tatsis, kui ma seda tööd tegin. Et see mulle farmi elu mulle tegelikult meeldib. Aga ta ei meeldi mulle nii palju, et ma tuleks linnast ära. Kui oleks siuke võimalus, et ma saaks elada Tallinnas ja Tallinna kõrval kuskil põkaga sõita, okei, võib-olla teeks. Aga kui ma Eestis seda teeks, siis ma peaks elama kuskil, ma ei tea, Raplas või kuskil Rakveres või igatahes kuskil nagu, kus ei ole nagu elu. Või siis kui elu on selline, et kui nädalavahetusel baari lähed, siis saad kindlasti lõuga. Selline elu, vaata. Et nagu ma sellist elu nagu ei taha. See on nagu tore seda teha, sest see on nagu siin nagu ajutine, vaata. Aga nagu ainult seda tööd teha ma ei näe risk. Mulle meeldib see töö. Sest no ma selle manageri pealt siit näen, eks ole. Kui vähe jääb aega enda asjadele. Sest ma tean, et vahet ei ole, mis farmis sa oled, sul on lihtsalt niimoodi, et sul on kogu aeg mingi tuli takus, eks ole. Et ei taha. Nii väga ka ei meeldi nüüd. Aga ära iial ütle iial, on ju. Aga sügavalt kahtlen. Traktoriga on äge sõita. Saad oma karru taha ka nüüd või? Vaata, see ongi see, et ma ei ole kunagi rekka juht olnud, ma ei tea, kui keeruline see on. Tegelikult võib olla päris keeruline rekka kärule saada taha teist käru. See võib olla päris keeruline. Ta midagi... Aga nüüd ta võib... Aga tal ikka kaamera seal taga ju. Muidu oleks see ikka mingi kaamera, ta ei saa ju. Või saab või? Ilgelt tean nagu meliseda siis, kui sa ei tea ka, kui raske see võib olla. Siis ma arvan, kui mina läheks... Nüüd ma sain täpselt teada, mis selle sees on. Lämmastikku 5%,
fosforit 12%, potassium ehk siis kaalium või on potassium ja kaalium sama või? Igatahes, noh, kaaliumit 22%, S 1%, 1% on tõenäoliselt see graanul ja tsinki 0,55%. Chat on ikka kurdi hea asi reis. Aga see on kurdi see ka, et lolliks sind. Siis kui siuke info, sellist infot on vaja, väga lihtne. Aga muidugi on jällegi see, et noh, ta nüüd ütleb mulle seda enne ja mina ütlen sulle seda enne, aga kas see nagu 100% tõde on? Seda ma ei tea. Aga tundub loogiline, sest minu arust Piip ütles umbes samad numbrid kõik nende, sest ta ütles ka mingi potassium. Sest ma ei tea, mis potassium on. Ja nüüd enda jahimaale tagasi. Ma saan just ühe karvutäie saan teha veel. Siis on päev läbi. Instagramis paar inimest on küsinud, et sebi tööd. No praegult küsiti ja mul on tegelikult nagu väga-väga paljud küsinud mu käest, et sebi tööd. Ja ma ütlen ausalt, ma pole kellelegi tööd sebinud. Põhjus on väga lihtne. Et ma ei taha ja ei julge soovitada inimest, keda ma ei tea. Sest ma näen, et kui ma kedagi soovitan, siis ma võtan ka selle vastutuse justkui, et ma soovitan nagu head inimest. See oligi, et kui sinna eelmisesse farmi läksime, siis Kaupo kutsus mind. Aga kuidas tema teadis, et mind kutsuda, sellepärast, et ta on ka nagu sotsiaalmeedias mind näinud ja teab, et noh, Niitševo vend justkui on ja noh, võib-olla olen, võib-olla ei ole, ja tema jaoks võib-olla olin, on ja Niitševo vend on ja et siis on nagu lihtne nagu soovitada, on ja. Aga mul ongi see, et kui nüüd keegi küsib, et sebi tööle, vaata, no mul on hästi keeruline seda teha. Ma olen ise ka nagu inimesi nii-öelda nagu juhtinud ja ma tean, mida tähendab see, kui sul on inimene, keda ei saa juhtida, keda ei ole üldse lihtne juhtida, ja seega ma ei taha kellelegi teisele nagu ka seda koormat anda, et kurat, Tanel soovitas, sellepärast, et mina tahan seda, et kui Tanel soovitab, noh, siis on kurat, siis on hea vend. Aga ma ei tea, millised võivad kõik inimesed olla, ja seega mul on hästi keeruline nagu soovitada. Muidugi siin on nagu see aspekt, et noh, oleme eestlased, hoiame kokku kõik see, ja aga ütlen ausalt, sellel hetkel ma nagu pean tõdema, et mõtlen nagu enda peale. Manager ütleks, kuule, oleks 3 venda vaja ja nüüd sa mulle sellel hetkel kirjutad, siis ilmselgelt ma ütlen, et kuule, et mul on. Aga niimoodi, et ma sind ei tea ja siis ma hakkan rääkima, et kuule, et üks vend tahab saada, et ma hakkan nagu eraldi tegema mingit asju, kui ma näen, et nagu tõesti on nagu vaja ja manager ütleb, et on vaja ja siis just sa praegult mulle kirjutad, siis absoluutselt see ei ole isegi küsimus. Siis ma muidugi ütleks, et kuule, et üks sepp on või üks meeste kohta sepp, piigade kohta võib ka sepp öelda. Võib ka sepp öelda, vähet ei ole. Kui ma nagu tean sind, siis mul on väga lihtne sind soovitada, sest ma tean, milline inimene sa oled, ja aga kui ma ei tea sind, siis ma nagu pigem ei soovita. Kahjuks on niimoodi. Ja mis kurat, ma olen ka fucking backpacker sinna selles suhtes. Mul ei ole mingi kohta, kus ma saaks ise nagu anda tööd inimestele. Seega üks küsimus, mis on väga aktuaalne ja mida on minu käest küsitud päris palju, on see, et miks ma siin põllatööd kogu aeg teen, ja et miks ma ei lähe sinna kaevandusse, et seal kaevanduses on parem raha, eks ole, ja seal võib olla parem raha, aga nagu ma ei ole siin nagu 100% nagu raha pärast. Ma tulingi siia Austraaliasse, et mul nagu
see, kui minul oli Eestisse mõte Austraaliasse minek, mul oli kohe see, et põka peale. Nagu reaalselt kohe oli see, et põka peale. Sest nagu ma reaalselt kuidagi näen, et nagu Eestis ma ei teeks sihukest tööd. See on väga väike tõenäosus, et ma Eestis sellist tööd teeks. Seega ma tahan teha siin sellist tööd, ja nagu, mida ma naudiks, sest ma ei näe, et ma seda kaevandustööd nagu nii väga nagu naudiks. Raha võib olla hea, aga nagu ma ise näen, et nagu see, et ma seda tööd naudin, see on minu jaoks nagu väga-väga palju nagu kõvasti tähtsam on see, et ma naudiks seda tööd. Kui mul oleks nii õhkralt seda raha vaja, eks ole, eks ma siis tõenäoliselt ma arvan, et ma läheks, sest mul on tegelikult nagu pakutud ka nii-öelda mõned jälgijad on nagu öelnud ja siis ma olen ise küsinud ja et mul oleks tegelikult võimalus seda teed nagu minna. Aga ma kuidagi ei tõmba, ma kuidagi kuulan enda nagu sisemist Tanelit ja tema nagu ei kipu sinna minema. Seega ma näen, et noh, ma ei lähe sinna. Ainult raha pärast see töö tegemine, nagu see ei ole enam minu teema. See ei ole üldse minu teema enam. Nii, mul on tööpäev läbi. Või noh, tegelikult mul on pool tundi veel minna, ma rahulikult. Plus mootor jahtub. Kohe mootorit kinni ei pane. Aga üks väga hea küsimus oli see, et kas mina soovitan tulla siia Austraaliasse kellelgi. Ja ma ütlen seda 100%. Ja no, kui sul nagu Eestis midagi ei hoia ja kui sa oled eriti veel noor, nagu 100%, see on nagu väga-väga jõhker ja väga lahe elukool, mida sa siit saad. Mul oli nagu see, et ma enne Austraaliat juba nagu olin endale nagu kindlaks teinud selle, et kui ma midagi tahan, midagi väga tahan, vahet ei ole, kas mingid asi või midagi teha või midagi, siis ma saan selle. Et ma saan hakkama. Vahet ei ole, mis olukord on, ma saan hakkama. Et kui sa oled noor ja tuled siia, siis ma usun, et sa saad ka selle tunde, et nagu, kui sa väga tahad, siis saad hakkama. Kuigi nüüd järjest keerulisemaks ja keerulisemaks läheb nendel backpackeritel siin see elu, sellepärast, et see manager on ka mulle öelnud, et tal siis, kui see need inimesed tahavad tööle tulla, siis on tal vahepeal on mingi, ta ütles, tal iga nädal tuleb vähemalt 1 või 2 inimest kirjutab talle, et kuule, et kas saab tööle. Et selles suhtes siin on ka see, et nagu need backpackerid on päris palju siin, aga nagu eestlasi ikka tahetakse siin. Sest eestlased on need justkui nagu see töörahvas, et on. Aga no mina 100%, kui sa tahad tulla Austraaliasse või noh, ma ütlen, et tulla, siis kui sul on see mõte juba, et minna, siis 100% mine. Võta need munad pihku ja lihtsalt mine. Näata, ühe meloni sain jälle kätte. Siin on neid meloneid on päris palju, mis on nagu valmis juba. See kuradi lõhn. Oi kurat, kui hea see lõhn on. See lõhn on väga hea. Siin on päris palju neid meloneid, mis on valmis. Ma iga päev võtad siit ühe, eks ole. See on kuradi äge tegelikult. Mis asja, ne? Melon, ne? Aga näe, vaata, et see arbuus oli vist see, mis oli. Jah, see oli. Võrras ma ei mäleta, üks arbuus oli. Vaata, mõned on siuksed ka. Ma ei tea, mis tal häda on. See on ka, ma ei saa aru, mis tal häda on. Mõned on siukesed. Vist oli see kollane, et seda arbuusi saab ka proovida. Aga siin neid arbuuse nagu on. Igasuguseid. No see hakkab ka vaikselt. Kurat, ma ei mäleta, kuidas see arbuusi vaatamine oli. Melonil on see, et kui melon lõhnab, siis ta on suhteliselt kohe varsti valmis. Või no põhimõtteliselt ongi valmis. Et kui melon lõhnab nagu melon siin peenra peal, siis ta on kohe valmis. Või juba ongi valmis. Aga vist oli see arbuus, seda võib-olla saab proovida siis. Arbuusi peaks ka proovima. Aga noh, see oligi see, et melonid hakkasid kasvama, või noh, need viljad tulid umbes nädal, oli nädal, jah. Nädal aega enne tulid välja, ehk siis umbes nädala pärast saab nagu neid. Aga kas see tuleb sipsti ära või? Kas ta tuleb? Ei, ta ei tule sipsti.
aga kurat, noh, see on juba hapu, vaatame. Aga see on näha, vaata, siit ta saab päikest ja siis peaks nagu põhku peale panema, aga liiga palju ei viitsi tegeleda ka nendega, sest noh, tegelikult nendega on ka see, et mida vähem sa näpid, seda parem, sest ta ju läheb tegelikult sinna, kus ta tahab minna, see arbuus. Loogiline ka, et ta ei hakka seal kasvama. Aga see on, ja siin on ka see, tal on mingi mis arbuusil viga. Ja mädanik on sees. Nüüd on teada, et arbuus tahab väga-väga stabiilsust. On see, et me oleme teinud niimoodi, et pühapäevati kastame, aga siis nüüd see nädal ma kastin teisipäeval, sest pühapäev läks meelest ära. Ja nüüd, ma ei tea, kas oli nüüd kohe sellest, aga võib-olla, et ta tahab seda stabiilsust, et tal oleks hea olla. Kurdi, ei ole nõudlik. Tema nüüd tahab, et temal oleks stabiilsust. Kasva lihtsalt. Me panime siin tegelikult umbrohule panime ka mürki. Siin on see, et see umbrohi on siuke, et nagu mingi takjas või mingi asi. Jala alla läheb, ega ta mõnus ei ole. Seda vahepeal oli meil täitsa vahepeal siuke kollane. No tal on jah. Aga ta on mõnes kohas on ikka kollane, aga see pole ikka täitsa ära surnud ju. Kuradi paag... Ei oota, ei see on... Mädaneb või? See on, ma küsisin chati käest. Ja mädaneb. Ta on... Chat ütles, seal on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et ebaühtlane kastmine. Teine põhjus on see, et päikesepõletus. Siis oli see, et mingi kaaliumit ei ole, aga ma ise arvan seda, et nagu see kasvmine on see teema. Või siis ongi see, et see oli lehtede all. Esimese arbuusi vaatame, siis kui on see, et arbuus on valmis, siis võtame... Selles on ka poolest lõigata, jah? Ja, ma mõtlesingi selle pärast. Võtame järgmise arbuusi. Ostan piina. Kui mul veits veel, ma teen selle süpsi ka ja siis grill oleks vaja sinna viia, ma arvan, siis just pandi asjad kuivama. Siis viime sinna, jah? Oi, mõned inimesed on kirjutanud ka seda, et mis need arbuusid ja mis need melonid. Näita herneid. Miks ma pole herneid näidanud? Vaata neid. No kuradi, me oleme kasvanud küll neid, nagu nüüd viimasel ajal pole üldse kasvanud selle pärast, et nagu just kandsime alla. See ongi see, et umbes kella 1-2 ta hakkab päikest saama, eks ta saab seda kõige krõvedamat päikest. Ja see kõik kõrvetab ära need. Et see ongi see, et see päike on siin nagu nii kuum, et ta lihtsalt kõrvetab ära ja hernes ei taha nagu varjuda. Vaat hernel oleks ideaalne koht nagu siin, kus see chilli on. Ja siin piibu chillid. Ja vaata juba, lilled. Aga kui tal on kõik mesilisi vaja siia. Chilli kasvab ja roosid ka kasvavad siin ja lavendlid ka ja. No vaata, siin on jälle... Ja roosile väga meeldib. Kuule, aga sulle sinna chillile on ka seda mesilast vaja ja... Ei olnud, arbuusil oli näiteks niimoodi, et seal oli kohe näha seda, et oli ka sellele, see kus arbuus oli küljest, tal oli ka persse peal oli see väike lilleke. Siin mesilasi küll, jah? Ma arvan küll, jah. Jellam grill. Supervisor helistas. Küsis, kas kõik on kodus. Siis ma ütlesin, jah, siis ta läheb laskma. Siis ma täna hommikul ütlesin talle, et eile hommikul vist tulin siia, vaatan, kuradi kanguruu oli siin. Laip või? Ei, ei olnud laip, kuradi hüppas sinna. Ja kurat, tule vaata. Aga nad on söönud lilli, jah? Ta on lilli söönud sul sinna? Nad on lilli söönud ja kuradi... Junn, jah? Junn, jah? See ei ole känguru junn, jah? Äkki on, jah? Nii väike vabul või? Tal peaks olema need. Nagu inimese oma või? Ma ei tea, kas päris inimese oma, aga... Ta on väga hästi nosinud sul lille, jah? Ja sealt on nosinud, ta on siin ka nosinud. Seda lille pole nosinud. Ja. Ja siin on ka nosinud. Seda siin on nosinud, jah. Kus see on ka lill või? Ja, need on lilled, jah. Kuigi ma panin terve rea siia, aga no need on need, mis kasvama hakanud. Aga kuradi Raive käib siin söömas, jah. Aga jah, et kuradi vähem... siis ongi teada. Lilled peab ka panema ja kuradi arbuusi hakkab sööma, siis ma kuradi teen nöövalve siia.
nii, põld valmis. Selles suhtes on päris täpne. Või no ma ei tea, kui need rekkad siia toovad seda, et ma ei tea, kas nad toovad nii palju, kui nad nii-öelda nagu rekkasse mahub, aga 4 põllu peale siis, või noh, 4 põllu peale üks põld on mingi 180 hektarit. 4 põllu peale on 7230 kilogrammi jäi fentanüüli üle. No selle muidugi panen kuskile teise põllu peale seal, aga ma ei tea, kas nad arvutavad või kuidas nad arvutavad. Küsimused. Seal Instagramis tuli väga palju küsimusi. Igatahes väga palju küsiti seda ka, et nii-öelda nagu raha nii-öelda. Ma olen siin aasta olnud, ilmselgelt ma sulle neid full numbrid nagu ei ütle, sest noh, nagu natuke lasen enda rahakotist sobrada. Selles suhtes siin saab raha koguda ja ma olen nagu pigem selline inimene, kes ma nagu seda numbrit järjest suuremaks ja suuremaks nagu ei lase jääda. Ma panen kuskile edasi kohe selle raha. Aga selles suhtes ma ütlen küll, et nagu et siin saab raha koguda. Miks siin saab? Sellepärast ongi see, et näiteks kui sa kuskil farmides oled, sa ei maksa elamise eest mitte midagi. Või no mõnes võib-olla maksad. No seal eelmises farmis maksime, aga see on nagu nii väike summa, mida sa tegelikult nagu maksad. Et nagu põhimõtteliselt mõtle, kui sa näiteks no Eestis mulle samamoodi ma elamise eest ei maksnud, sellepärast, et ma elasin vanematega, et see lihtsalt ongi niimoodi, et tegelikult kui sa nagu tahad kuskile investeerida või üldse nagu rahaga midagi peale hakata, mitte lihtsalt nagu seda laiaks lüüa, siis sa pead midagi teistmoodi tegema. Et siin saab raha koguda küll. Ütleme niimoodi, et kui ma võrdlen, no ilmselgelt ma siin saan rohkem raha vaata, või noh, nagu rohkem raha kõrvale panna, sest siin ma ei tee midagi muud, kui et no tööd vahepeal käime seal nagu reisimas asju, aga nagu et suures pildis ma siin ma mõtlen, no jälle su palgatööna ma kõvasti rohkem nii-öelda saan kõrvale panna, aga nagu ongi see, et ma ei ole tulnud siia nagu raha pärast, nagu full raha pärast. Ilmselgelt see annab jälle mingi väikse boost'i, aga ma ütlen, et kui sa oled nagu noor, siis 100%, kui sa nagu tahad nagu raha koguda, siis see Austraalia on väga hea koht, kus raha koguda. Et ilmselgelt sa siin miljonääriks ei saa, ja ilmselgelt asi oleneb nagu sellest ka, et mis sa teed oma rahaga. Tegelikult nagu vahet ei ole, kus sa seda raha saad. Sa võid Eestis ka seda raha saada, aga oleneb, mida sa teed selle rahaga. Nagu see on alati see, et siin saab vaata, aga no ongi see, et nagu mõnel inimesel on see, et siin saab nagu paremat raha kui Eestis, aga siis hakkavad tulema need disaineri riided, siis hakkavad tulema kõik need uued telefonid ja särgid, et nagu siis sul tekib see nii-öelda nagu see kiusatus, et sa tahad neid asju nagu osta, aga kui sa näiteks, sul ei ole raha, siis tegelikult sa saad ilma selleta hakkama, aga nagu see mõtteviis hoida endal nagu siin ka, kui sa nagu reaalselt tahad nagu siin raha koguda, et osta neid asju, mida sul on vaja, sest no näiteks ma nüüd tellisin endale selle iPhone'i ära, järgmine nädal peaks tulema, et selles suhtes, et see mõtle, mul on see iPhone olnud no kurat 4 aastat, 5 aastat ja mul on olnud, iga aasta on võimalus osta mul uus iPhone, aga mul ei ole vaja ja kuradi, mul ei ole ma ei tea, kas see on mingi staatuse sümbol ka vaata, et uus iPhone on ja aga mul ei ole vaja seda, aga praegu see telefon hakkas jumpsima ja siis mõtlesin, okei, on vaja, siis ma ostan vaata. Et nagu minul on olnud kogu aeg selline nagu mõtteviis, et need nagu tarbeesemed, et nagu mida sul otseselt nagu vaja ei ole, jah, telefoni on vaja, aga sul on vaja seda kõige
jõhkramat, nutisemat telefoni. No mina ostan sellepärast, et ma teen sellega nagu videoid ka vaata, onju. Sellepärast ma ostan selle kõige nutisema ja kui ma ostan, nüüd ma ostan kogu aeg nagu selliseid asju, kui mul midagi on vaja, siis ma pigem ostan selle kõige nutisema asja ja siis on rahu majas. Siin ma olen ise nagu näinud ka, et mõnel inimesel on see, et mis ei ole muidugi paha, et kui sa pole kunagi elus saanud endale mingeid asju nagu lubada ja nüüd sul jääb nagu korralikult jääb üle raha, et ilmselgelt kuskil sees sa tahaks ka nagu kulutada, vaata. Aga kas seda on nagu tõesti nagu nii väga vaja? See on see, millele sa pead ise siin mõtlema, nagu Eestis ka, no ma saan aru Eestis, kui sa nagu need kõik oma igakuised toimetused teed ära ja siis sul jääb 100 eurot üle, ega siis ei saagi midagi, vaata. Suures pildis, nagu ma olen mitu korda öelnud, ma ei tulnud siia nagu 100% raha koguma, ma tulin Element Life'i, et siis, raha vedeleb maas korra üles, raha on odav, raha tuleb kogu aeg, jah. Aga kui sa mõtled, et tahaks klotsi saada, see oli jälle üks küsimus oli ka, et kui palju peaks olema, et Austraaliasse tulla, nagu 3000 eurot miinimum, kui mina tulin. Minu kogemus on see, et 3000 eurot miinimum on see alginvesteering siia. Seal traktoris on mingi räige saun nüüd ja no siis on nii 2 tundi võttis aega, et tässä 2 maassainat siia. Nüüd on põld on seal, see on väike põld. Vaata, sott on ikka kasvav reisk. Me tegelikult siia farmi, aasta sai täis enne, et Austraalias sai aasta täis, aga siia farmi me jõudsime, vist oli 14 või 16 detsember. Selle koha peal on planter liiga hilja maha pantud. Kes see pani siin? Filipe raisk. Ja see oli ka üks küsimus, et miks ma siia farmi tagasi tulin. Põhjus väga lihtne, manager on siin normaalne ja töö on ka normaalne. Et siin on tegelikult nagu mõnus tööd teha. Mul peab olema mõnus tööd teha ja siin ütleme 80% ajast on mõnus tööd teha. Ideaalset kohta see nii või naa ei leia, aga enamus ajast on siin nagu mõnus. Kukke, kuuled või? Arbuusi põllul siin. Tõmba jeed kohe raisk. Kuuled või? Tõmba minema, kuuled või?